Elu! Ma tahtsin kiiresti öelda, et eile õhtul, kui ma selle postituse üles panin, et me nüüd uue kanali teeme, siis Joeliga me mõtlesime, et kui esimese video, ehk siis selle video üleslaadimiseks läheb ja siis on 100 subscriberit täis, siis me oleme väga rõõmsad ja ma ei tea, lööme umbes klaase kokku ja teeme sellise sümboolse minitähistamise. Aga siis ma jagasin seda kanali linki vennaga ka ja siis rääkisin selle sama juttu talle ära ja siis järsku ütleb, et kuule, et teil on seal juba nii palju ja et ei kuule, teil sai 100 täis täna. Ehk et eilse õhtuga oli 100 täis ja täna hommikul viimane kord, kui ma vaatasin, oli 150 inimest juba sinna subscribe inud. Nii et minu ja Joel, kes obviously hetkel siin ei ole, siis suur aitäh ja see on väga lahe nagu tunnustus, et on näha, et nii paljud inimesed ikkagi tahavad nende vlogidega ennast kursis hoida. Võt, aga ja praegu ma olen kohe-kohe jälle Trade House'i minemas ja tänane outfit on selline must pliiatselg, sorry, peegel on must ja peegel on must. Ühesõnaga täiesti tavaline triibuline maika, õhuka kardigan peale ja pliiatselg. Ma jõudsin just koju ja täpselt nagu ma arvasin, siis koolitusel ma midagi filmida ei jõudnud, mul isegi ei tulnud meelde, et võiks filmida. Ja nüüd põhimõtteliselt selline tagasihoidlik modelleerimiskoolitus oli. Või töötuba tähendab. Ja nüüd paneme kohe pesu pesema. Mis kell on? Šakuus. Enne peegeldab. Ja midagi sükast on. 5.40. Okay. Ja ta näitab, mis me Kenile kingime. No ega ta ei näe neid enne homsat nagunii. Meil meessoost sõber saab homme aasta vanemaks ja Lilled ka. Lilled ka. Me paneme pesu pesema ja hakkame süüa tegema ja natuke puhkame, vaatame mingit sarvi ja värke. By the way, kes Flashi vaatavad? Mis oli? 23 tuli mid-season breaki eelne see, mid-season finale episood. Ja lõpp oli jälle siuke cliffhanger oli. Ma ei leidnud. Mida? Et sellel on alati, millal see lõpp on. Isegi iga osaga on see lõpp. No päris iga osaga ei ole, jaa. Päris paljud osadega on see lõpp on niimoodi. Nüüd aega veel ootama. No jah, ja nüüd on 6 aega veel oodata. Nii et hästi. Meil on pärast sööki lebo ja uus šokolaad. Mint and choco drops infused into delicious milk chocolate. My advice to you is do it at her place. You can leave when you need to. Tell the truth, make it quick, and be prepared for tears. Oh, I'm going to do a pre-cry before I go in there. Really dry myself out. She met Emily. No, I really didn't. Sorry, but too hot is the only temperature I come in. Mis liigutus? Täna tuli Salon Plussist pakk. Ma pean selle lahti, siis ma saan rääkida. Ja ma mõtlesin, et vaataks ühes kohas, mis siin sees on. No sina kohe tahad siit midagi saada, on ju? No, mis sa tahad? See kuller, kes need tõi, oli väga tülpinud moega. Ta oli tõesti väga siuke, ma ei tea, nagu ikka üldse ei oleks tahtnud oma tööd teha. Aga sain siis Digi S-Factory Diamond Dreams sarja šampooni ja balsami. Ja ma ei ole kunagi Digi juuksehooldustooteid kasutanud.
mis neid? Jah, ma ei ole ühesõnaga digijuuksehooldustooteid kunagi kasutanud ja kui Salon Shop mulle kirjutas, et mis ma proovida tahaksin, siis väga kaua ma nagu nuputama ei pidanudki. Et ma olen selle sarja kohta väga palju head kuulnud. Selline puuviljalehm on nagu mingi troopilise selle mingi kommilehm natukene või selline nagu mõnus lehm. Teeks need lehnad ühtemööda. Okei, sellel palsamil on sarnane, aga natuke teine lehm. Ja siis kolmas asi on sama sarja Flat Iron Shine Spray. On siis selline. Vot, nii et lahedalt siuke viltune pudel. Et sellised asjad siis. Õhtul lähme sõbrale enne soovima. Joel ilmselt sai seda juba täna teha, sest nad töötavad koos, aga õhtul saan siis ma ka ja siis saame ikka pisikest reivikest, kas üles hoida natukene. Joel juba sai seda päeval ka teha, et siis ma juba ütlesin talle, et õhtul ta siis ei saa, et siis on minu kord. Kuigi ma tuleb sinna veel keegi, nii et ilmselt tahab, tema vist ei ole üldse näinud äkki, ma arvan öelda. Et siis tema tahab ka ilmselt lasta hoida, aga tere, beebitõnni nunnut, siis nii vahva kui sõpradel on, siis saab käia nunnutamas neid. Kisen, mine vaata. Kisen. Härjapesu. Jou. Väga armas. Aga vist peab kõvemini rääkima, sest et see on nii vali. Jou. Nii või? Jah. Nii läksime autot pesema. Me küll käime suht harva nendes, kuidas need on, masinpesulates. Aga kuna praegu on liiga külm, et käsitsi pesta, siis mõtlesime, et lähme, mina mõtlesin, et lähen. Liina tuli kaasa. Jah, ja tavaliselt me oleme seal selles isepesulas käinud, need smartwashid. Jah, talvel, suvel pesen kodus enamasti. Ja no sest me peseme iga nädal autot. Vähemalt. Ma arvan, küll ma ei, iga nädal. No jaa, iga nädal pesemega, aga see, et mitu korda nädalas, see nagu sõltub, et mis ilmad on. Seda küll. Aga kohe linnupiima sööma. Üks mu lemmikuid šokolaada. Või noh, ta ei ole isegi šokolaad, see on mingi batoonika. Aga kusjuures, kes veel on tähele pannud ja keda see veel häirib, et need batoonid on siin nagu aastaid olnud selle pakis siis tagurpidi. Et nagu põhi on üleval pool. Aga äkki see ei ole põhi. See ongi niuke pealt. Jah. Järge pange tähele, ma näen täna selline mõnusalt uimane välja, aga ma ei viitsin mingit meiki eeraku panna ja ma näen mingi eriti valge näost välja. Kõike kaunis. Sorry. Nagu lumi, nagu Frozen. Frozen. Juuksed on ka kammimata. Õudne. I'm so lucky. Õhtul, kui me sinna Haabnemäele, mis ma pean ikka korda tegema ennast. See üks aega ei kõlba minna. Jakub ehmub ära. Kui nutnud. Jah, mõtlen. Lapsepõlve trauma. Mingi kähmakas hoitistas. Esimene mälestus elu lõpuni on kähmakas. Issand, kaua see vend seal peseb ennast? See on üks põhjuseid, miks ma vihkan neid masinpesusid. Sest kui on ilus ilm, siis on jõhker järjekord alati, siis passid siin. Tal on täiega mõnus. Pilvi polegi. Neist tuleb hästi palju neid autoklippe. Päeva jooksul ainult aeg, millal ma saan rääkida. Nädala sees. Siis kui ma tulen töölt ja kui me läheme kuhugi. Oi jah, vaata pimedaks läks. Pane pigileotust praegu peale.
jõudsime oma sushiga koju, mul oli kaamera muidugi väga mõnusalt autosse, nii et saab telefoni klippi. tea, siis sa võid loetada. mul on poest ainult mingid Joe Banana. On samu jah. ma nõuasin ma praegu. proovisin selle puhtalt sellepärast ära, siis ma tean, mis magus kartul. eelmine kord Kolme nädalane, ta on täna täpselt 3 nädalane. ta arvas, et on kartulimaad. teeb banaanikrõpsud tšilli. Suur poiss. tervislikud vähemalt. pead minu meelest. Joali kord. Joal läks kohe diivani peale, siis on meestel on elu mõnus. see oli 4G sees. ikka. Vloogi peal nagu mingi telefon. Issand, Anna alati kiusab mind, ma ütlen vloogide kohta vloog. Sest mul lihtsalt tuleb see kuidagi nagu. No, võite 3 korda arvata, mis ma tegema hakkan praegu. Nüüd on jälle see, kus saab iga päev käia vaatamas, kas midagi juba paistab, kuigi vähemalt nädalake läheb umbes aega. Väike teki ja padja tuulutus käib meil siin. Mis teed? Mis sa teed? Filmin sind. Ma lasen ennast filmida. Ma ei saa siin sellise soenguga filmida. Käisime poes just. See on saia, me ei osta mitte kunagi, aga kuna see oli väike saia, meil on suur purk Nutellat, siis sai ostetud. Kommi asemel nii head asjad lihtsalt, et selle ma avastasin need eelmine kevad või noh, tähendab eelmine veebruar, see kevad, see oli veel talv, Tuneesias käies. Nii head, Joalile ei meeldi. Ja lätsin endale mingi muu asja, see läks täpselt uduseks. Sõidab nüüd seda hoida fookuses, aga jah, mul on vähe tervislikum magus. See ei ole rõve. No nii, reede õhtu on käes. Aeg on vanni teha. Põleb siin väike küünal. Siis ma olen Kielsi kehakooria valmis ja üks Lushi vannipamm ja sõbranna tõi täist ühe näomaski ka. See on Etude House'i oma ja Nourishing and Firming. Nii et läheb poputamiseks. What up? Oh god. Smuuti tegu. Tegin just pulbrist kookosvett. Ja seda kasutan nüüd vedeliku põhjana siin. Smuuti sees. Ma panen veel purustatud kanepiseemneid, siis neid purustatud kakaotuumasid ja jahvatatud tatrekliisid. Ja neid ma panen vähe, sellepärast et need ei lahustu ja siis jäävad imelikud. See on see kanepiseemned, jah. Kusjuures need kõik need supertöötööned on Trade House'is müügil. Ja minu arust need pakendid näevad nagu mega kihvtid välja. Need kakaonipsid tunduvad nagu... Need lõhnavad hästikult nagu veiniselt. No nad on nagu... Nime järgi mõtlesin mingi räigelt hea asi. Nad on täiesti toores kakao. Ehk siis nagu ilma lisatud suhkurta. Sest et ongi see, et kes näiteks tumedat šokolaadi sööb, siis see võib nagu leida midagi nauditavat. Näevad need tatrekliid näevad siuksed välja ja kuna nad ära ei lahustu seal sees, siis neid ma ei pane nagu nii palju, kui soovitatakse. Siin on mõnus läga. Kiivid läksid juba sisse ära. Ja nüüd ühel koorib siin teise asju ja ma võtsin külmast banaanid välja. Külmad banaanid on hea sisse panna, sest kui teised asjad on soojad, siis see teeb selle smuuti vähemalt nagu külmaks.
ja ei pea näiteks jääd panema. Ja natukene neid mustsõstraid ka. Aga see värv tavaliselt kõige ilusam ei tule, sellepärast et esiteks need tatrikliid natukene nagu muudavad selliseks pruunimaks, aga maitse on ikkagi väga hea. Ta vist ei tea, et nädalavahetust oli tehtud tööd. Täna on mingi kahtlane päev, mul on vererõhk nagu täiega madal ja päris õudne on olla, nii et coffee in the making. Ma tean küll tegelikult kakaaga poleks, sest ma päris täis kohvi nagu ei taha praegu kuidagi, aga nii nõrk on olla lihtsalt, et õudne. Me just väikseid outfiti pilte tegemas. Ma kohe varsti pesen selle meigi maha ja aega on küllaga. Kell on mingi veerand 4 praegu, aga me läheme alles 9-ks sünnipäevale. Nii et siis mul on aega, ma tahan filmida nagu Get Ready With Me video või midagi taolist. Nii et siis ma filmin selle ära. Kumalivlikas ka avastasin pärast, et ta oli ikkagi veits vidakalt pandud mul. Või siis oli see, et mul oli see ülemine nööp oli lahti ja siis ma panin ta peale ja siis tõmbas nagu viltu selle. Ma ei tea, sa ei öeldagi nukad? Ma ei tea, kas teab? Keegi ei passi, vaatan millal kell 9. Ei no tegelikult meil on vahepeal veel õhtusööki ka teha ju. Sina pead sina teed. Muidu me ei söö. Ahah, ok. Ma ei ole kõht tühi. Ei no veel jah, mitte. Aga pärast. Siis kui sa teed, siis on. Või ei ole vist. Siuke mees. Ma sain ennast just valmis. Päris kanged ripsmed on peal. Need on nüüd teine mudel, mida ma siis Socialize ripsmetest proovin. Ja need on siis Siren. Tegelikult siin pole ikkagi parem valgus. Need on Siren, ma muidugi. Ikka on näha. No täiega meeldivad ikka. Järgiga veel roheline. Ei tule veel, tegelikult pidu ei saanud aga. Vanad inimesed lähevad koju. Vanad inimesed on lihtsalt. Seda ma hästi ei saa siia panna. Sõidu ajal, sa sõidad rahulikult, siis saab. Ma ei sõida nagu sina või? See ei seisa hästi. Praegu on see vanus, kus on nagu juba kell 11 hakkad kella vaatama, et tahaks nagu koju teki alla. Ei, meil on rohkem ju see ka, et meil lihtsalt ei ole, väga harva lähme teistega nagu linna edasi nagu ei kutsu üldse. Palju mõnusama minu jaoks see, et ma lähen koju ja saan normaalsel ajal voodisse. No ütleme siis mingi 2 voodisse. Täna saab 9 voodisse. Siis me oleme nagu penskarid. No, aga et saab nagu normaalsel ajal voodisse ja... Me oleme need vähesed, kes jälle. Ja saab kodus ärgata niimoodi, et hommikul ei ole mingi paha olla ja ma ei tea, mida kõike. Ja me oleme need vähesed, need see liik, kes ei näe seda pointi, et käia väljas. Või noh, ma ei tea. Ei saa sellest nagu mingit erilist nagu rahuldust. Põhiline ongi see, et kui sa oled nagu sõpradega väljas ära ja kui edasi minnakse, siis ei tea. See on juba nagu mõttetu. Sõpradega nagu kuskil istuda on lahe. Ja istuda väljas on nagu mõnus, aga mingi klubides ma ei viitsi ka käia. Poolpenskarid lähevad enne kella 1 koju. Ja naljakas koht oli ju. Ja, Pambas istusime, ma ei ole kunagi käinud seal. Esimest korda oli mul niimoodi, et läksin jälle suurde, siis nii. Kas kellelgi on veel olnud niimoodi, et sa lähed ostma endale jooki, tellid joogi ära ja siis öeldakse, et ei, sorry, ma ei saa seda jooki teha, liiga pikk järjekord on.
ei või esimest korda oli mul niimoodi, et ma ei tea. Ja siis ma pidin ostma nagu lihtsama joogi, mida on lihtsam teha, aga samas ettevõte kaotas umbes 3 korda seda raha. Aga või siis nagu meil oli ükskord laeva peal, et ma ei andnud nagu tellimust, vaid me omavahel arutlesime, et mida võiks võtta ja teenindaja mingi luges seda kui tellimust ja kukkus kohe mingi vorpima midagi teha ja siis meil nagu, et ei, et ma ei ole veel tellinud seda, et mis asja. Sa mäletad seda või? See oli just, kui me Sanni Taavoga käisime minu meelest. Ei tule praegu ette. Oi jah, aga me oleme kohe kodus. Ma ei jaksa enam rääkida ja see hakkas nii vastikult puhuma. Sooja. Okei. Aga hea tööd. Hea tööd. Mine vaata. Kus ta on? Timmu, kus sa oled? Tuli siia. Kus ta läks? Timmu, tule. Ei ole siin. Timmu. Tule vaata. Kus ta läks? Kutsu veel. Timmu, tule. Timmu. Kutsu. Timmu. Vaata, kus on? Timmu. Kus ta on? Timmu. Siin on. Vaata, kus on? Timmu. Siin on. Ja seal on. Tubli. Väike kiire linnaskäik. Kaamera jäi koju, nii et telefoniga siin filmime, aga me oleme Rotermannis praegu. Kumki sai ühe väikse asja hetkast. Me astume sinna pulli ja peeru. Me sõime rämpsust kõhud punni ja seda saab suht harva tehta, aga vahepeal ikka. Nüüd on uni jah, nüüd on siuke vegemõud on. Kell on, ma ei tea, kell on praegu 5 saama. Oi, juba. Käisime linnas ju. Nii et ma ei tea, mina igatahes kavatsen nüüd voodis vegada õhtuni. Ilmselt monteerin seda videot ja ma ei tea, mis sa teed. Arvutus on. Hakkad streamima või? Võimalik. Oot, aga ma loodan, et teil oli tore nädal ja lõbus nädalavahetus ja aitäh, et vaatasite seda vlogi. Ja mis veel? Ma ei tea. Ma ei ole varem teinud seda. Tšau, paka. Vaatad ise ennast või? Vaata ikka siia.